jama pole enam. Ja no ma olin natuke kurb küll, et selles suhtes ma mõtlesin, et ma ei pea tööd tegema, et saan lihtsalt ära teha selle nii-öelda puusalt. Aga õnneks nad olid mulle vastu tulnud. Ja siis nad tegid sellise vormi, et kokkuleppe proovisõiduks. Siin tuleb valida mudel, edasimüüja, kuupäev, kellaaeg. See on samm 1. Kõik väljad on kohustuslikud. Siis, no lähme edasi. Eesnimi, perekonnanimi, e-post, telefon ja muidugi minu arust mingi maksimaalselt kõva asi on see nupp seal. Palun ära kontakteeru. Ma võib-olla kujutan ette, miks nad seda sinna pannud on, aga ja järjekordselt kõik väljad on kohustuslikud. Ja siis on saatke. Kõmm. Aga mul ei ole veel saadetud. Siin saab kirjutada praegune mudel. Kui ma seda ei pane, siis nad ei saada seda vormi ära. Et mida kuradit? No, ei, see küsimus, see on ka loomulikult, siin võiks aru olla saada, et millega on tegemist, aga nad küsivad, et mis mu praegune auto on. Aga nagu näha, sa ei saa aru, et see võiks nagu vähe selgem olla, aga tegelikult see, et nad seda siin küsivad, siis kuna ma just enne nende slaidi tegemist käisin Peugeot's, kes oli meie klient ja tuli välja, et augustis müüdi Eestis 300 autot, mis on nagu nii madalat arvu pole vist olnud mitte kunagi. Ja siis ma kujutan ette, et sel vormil on suur osa selles ja selles mõttes, et nüüd on võimalik uuesti saatke vajutada. Ja kui ma nüüd mudelit ei pane, siis ma ei saa seda saatke nuppu ikkagi vajutada. Ja kõmm, see panen korra tagasi, ja kui ma nüüd saatke ära vajutan, siis kaob see ära ja see alumine pilt tuleb ette. Mitte midagi, jah, saadetud või mingit tagasisidet nagu ei tule. Et kasutajale tuleks ikkagi öelda, et nii, nüüd on su andmed meil käes, tänan väga, et sa selle ära täitsid, kusjuures veel sellel thank you page'il saaks veel nii-öelda juurde müüki teha, aga mingi pakkumine, et vaata seda veel või vaata meie sooduspakkumisi või et kui sa regasid näiteks Avensise proovisõidule, siis samas klassis me võiksime pakkuda veel mingit teist asja, vaata RAV4 ka näiteks, eks ole. Aga see oli leht oli tühjaks ja kõik. Et ärge inimesi piinake, et küsige nii vähe andmeid kui vähegi võimalik. Ja uskumatu on muidugi see, et ega inimesed ju täidavad seda. Ja selles mõttes, et kui on ikka Toyota fänn ja ta peab selle Toyota proovisõidule saama, siis ta käib seal läbi. Muidugi on võimalus, et tal viskab kopa ette ja ta võtab telefoni ja helistab, lepib kokku, eks ole. Aga et selliseid asju ärge tehke. See näib küll juba loogiline, ilus nagu Wizard installimine, värk-särk, see on väga nagu mitte hea meetod asjade tegemiseks.